Tere! Minu nimi on Kärt Kaasik-Kepler ja mina olen Swedbanki toetustegevuste juht. Kui sa nüüd mõtled, et mida see toetustegevuste juht pangas või tegelikult ükskõik millises ettevõttes teeb, siis mul on üks väga äge töö, millega ma saan igapäevaselt panustada sellesse, kuidas Swedbank ühiskonda panustab ja milliseid erinevaid algatusi, projekte, organisatsioone me toetame. Ja see on, ma arvan, ka teistes ettevõtetes selline sarnane loogika, mida üks toetustegevuste juht teha võiks. Ja millest ma täna sulle rääkida tahan? Kuidas toetada abivajajaid? Ja abivajajaid väga erinevas kontekstis. Ma räägin natukene annetamisest ja selle olulisusest, erinevatest annetamise võimalustest ja kellel üldse annetada saab. Annan mõned soovitused, et kui sa annetust tegema hakkad, siis mida selle juures tähele võiks panna või kuidas üldse valida, et kellele annetust teha. Ja lõpus räägin ka sellest, kuidas riik toetab ja mis siis see annetamise roll on selle juures. Aga kõigepealt võib-olla selline küsimus, et miks üldse annetada võiks? Minu meelest on annetamine üks lihtsamaid viise selleks, et aidata kaasa erinevatele tegevustele, mida me oluliseks peame. Olgu see siis kas meie kodukohas mõne tegevuse arendamine või laiemalt mõnes valdkonnas või ühiskonnas laiemalt. Annetamisega me saame aidata kaasa ka mõne konkreetse organisatsiooni arengule. Näiteks kodutute loomade abistamine või miks mitte ka oma kodukoha ümbruse toredamaks muutmine. Aga tegelikult ka näiteks puudust kannatavate laste toetamine, vaimse terviseabi kättesaadavus või mõnel juhul ka konkreetselt mõne inimese või looma elu päästmine või muutmine. Ja ma usun, et meist igaühel on mõni valdkond, mis meile eriti korda läheb. Olgu see siis loomad, olgu see lapsed, olgu see haridus. Ja kindlasti need valdkonnad ka muutuvad elu jooksul. Ja neid valdkondi võib ka olla rohkem kui üks. On tore mõelda, et just minu panus või sinu panus saab aidata kaasa mõnele heategevusorganisatsiooni toimimisele. Ja nii aitame me üheskoos kaasa sellele, et ühiskond oleks parem, hoolivam ja toredam paik meie kõigi jaoks. Annetamine kui harjumus. Ma usun, et sa ilmselt oled juba kuulnud või võib-olla isegi mõne koolitunni raames läbinud teemasid, mis puudutavad säästmist või kogumist, võib-olla isegi ka investeerimist. Ja minu meelest ka annetamine sobib siia nende teiste juurde eriti hästi. Sellepärast, et ka annetamine võiks olla selline igapäevane normaalne osa rahatarga inimese käitumisest. Ja see tähendaks ka seda, et samamoodi nagu me näiteks säästame või kogume iga kuu, siis me ka mõtteliselt paneme mingi osa annetuseks. Ja see summa võib olla ühe kuu lõikes ka kas või näiteks 1 euro, et see kindlasti ei pea olema kohe suur summa, aga näiteks juba aasta peale või mitme kuu peale kokku koguneb vaikselt ja juba on tegelikult võimalus aidata edasi mingil kas heategevusorganisatsioonil või projektil edasi toimetada. Ja ma arvan, et siin kõige olulisem ongi just see harjumuse loomine, et mida suuremaks muutuvad sissetulekud, mida vanemaks me saame, seda suuremaks muutuvad ka võimalused, kas siis ühte või teise potti panustada. Muutub suuremaks võimalus säästa, muutub suuremaks võimalus koguda ja võiks muutuda suuremaks võimalus ka annetada. Aga nende harjumuste loomine võiks hakata juba siis, kui on natuke võimalust ja ka seda tahet, et panustada ja aidata. Millised üldse on erinevad annetamise võimalused? Ma arvan, siin kohe on tegelikult väga hea viidata sellele, et annetamine ei tähenda alati seda, et peaks raha annetama, vaid tegelikult on võimalus annetada nii oma aega ja teadmisi, miks mitte ka oskusi
asju, mis on korralikud, aga näiteks mida sa ise enam ei kasuta või mis on seisma jäänud ja loomulikult siis ka raha. Aeg ja teadmised. Mida see siis täpselt tähendab? Ma arvan, siin võib ka täitsa mõelda kahte erinevat pidi. Et üks võimalus ongi näiteks minna ja panna käed külge ja teha, ütleme näiteks looduses või loomade varjupaigas või mõne muu organisatsiooni juures midagi sellist, kus me panemegi käed külge ja teeme midagi. On see siis näiteks puude istutamine või hoopis midagi muud. Aga selle kõrval saab annetada ka oma teadmisi ja oskusi. Näiteks minnes kooli külalisõpetajaks, kui te ühel hetkel olete juba nii vanad, et teil on juba oskusi ja teadmisi, mida ise noortega jagada. Või näiteks, kui te olete juba ka erialasel tööl, siis aidata mõnel heategevusorganisatsioonil oma teadmiste ja erialaste oskustega mingit asja siis välja mõelda. On see siis turundusalane, võib-olla õigusalane või midagi kolmandat. Ehk annetada saab ka oma teadmisi ja oskusi. Tihtipeale võibki olla nii, et heategevusorganisatsioonil on konkreetselt sellel ajahetkel hoopis rohkem vaja kellegi aega ja seda teadmiste põrgatamist, mitte tingimata võib-olla isegi raha. Siis loomulikult raha annetamine, mis on ilmselt see, mis annetamise valdkonnaga kõige esimesena seostub. Ka siin on tegelikult ju väga erinevaid võimalusi, kuidas raha annetada. On võimalus annetada näiteks otse kogumiskasti, on võimalus annetada pangalingi kaudu, on võimalus annetada sellisel platvormil nagu Ma armastan aidata, kus on väga palju erinevaid heategevusorganisatsioone üle Eesti ja keda on siis võimalik oma annetusega otse toetada. Nii et neid võimalusi on erinevaid ja kindlasti on ka mingeid asju, mida silmas pidada ühele või teise kanali kaudu annetust tehes ja sellest ma räägin ka õige pea. Loomulikult veel siin juures on ka esemete annetamise võimalus. Ühtpidi on see võimalus annetada ära asjad, mis sinul endal näiteks kodus seisma on jäänud, mida sa võib-olla enam ise ei kasuta, aga mis on igati korralikud ja võiksid mõnele uuele inimesele rõõmu pakkuda või näiteks ka tuueski siin näitena näiteks kodutute loomade varjupaigad, kus tihtipeale vajatakse väga näiteks vanu voodilinu või vanu tekke, vanu padjapüüre, mida ilmselt meist igaühel koju teatud aja järgi koguneb ja samas loomade varjupaigad saavad nende asjadega teha väga palju head loomade siis toetamisel ja nende hooldamisel. Aeg-ajalt on veel erinevaid selliseid üleskutseid, kus kutsutaksegi üles just annetama mingeid asju. On need siis näiteks koolitarbed või täpselt riided, et ka see on võimalus. Ja siin ka võib-olla hea mõte meile kõigile, et ka need asjad, mis meil on ja mida me kasutame, et hoiame neid hästi ja hoolitseme nende eest, et võib-olla tõesti ühel hetkel, kui me neid enam ise ei vaja, siis saame me need edasi anda järgmisele inimesele või mõnele organisatsioonile, kes saab kas neid siis sellel samal otstarbel või äkki hoopis mingit muud pidi ära kasutada. Nii et see on ka üks võimalus. Mida üldse annetamisel silmas võiks pidada? Siin on kindlasti oluline mainida, et tegelikult nagu iga rahalise tehingu puhul, kui me räägime ka lihtsalt millegi ostmisest või kui me räägime investeerimisest, siis ka annetamine ei ole 100% riskivaba. Ehk alati peab arvestama selle võimalusega, et midagi läheb valesti või tulemus ei ole ootuspärane. Küll aga on päris mitu asja, mida me saame ise selleks ära teha, et annetamine oleks võimalikult riskivaba ja et me saaksime ise juba mingitele asjadele tähelepanu pöörata selleks, et seda hilisemat muret võib-olla ära hoida. Esiteks kindlasti see, et kuidas üldse annetamisel algust teha, tuleks läbi mõelda, et mis valdkond sinu jaoks oluline on.
ja see aitab meid juba päris palju edasi selleks, et aru saada, millised organisatsioonid valdkonnas toimetavad või kust üldse otsida, kellele annetada võiks. Annetamine eraisikule versus mõnele heategevusorganisatsioonile või MTÜ-le või sihtasutusele. See on ka nii ja naa. Kui see eraisik on sinu jaoks näiteks tuttav inimene või sul tekib see usaldustunne, siis loomulikult sa võid annetada ka siis otse eraisikule või otse sellele abivajavale siis inimesele või mõnikord näiteks ka sotsiaalmeedias levivad üleskutsed annetamaks mõnele konkreetsele loomale raviks. Kui see olukord tundub sulle ikkagi piisavalt usaldusväärne ja sa tunned näiteks seda inimest, kes neid annetusi kogub, siis loomulikult võib ka seda teha. Üldiselt aga ma soovitan olla eraisikutele annetamise puhul pigem ettevaatlik ja olla ettevaatlik ka erinevate sotsiaalmeedias levivate annetamisüleskutsete osas või ka näiteks, kui keegi tuleb sinu juurde tänaval ja küsib sinu käest annetust, kus pealtnäha tundub, et kõik on läbi mõeldud, aga sellega alati on ka see risk, et hiljem on väga keeruline veenduda, et kui palju neid annetusi üldse inimesed siis kandsid sellele abivajavale inimesele või sellele abivajava tegevuse jaoks, mis siis täpselt ikkagi tehti, mida osteti või mis need kulud olid ja kas siis päriselt ka see olukord lahenes või abi õigesse kohta jõudis. Ehk hiljem on raske selles veenduda. Samal ajal heategevusorganisatsioonide puhul on erinevad siis regulatsioonid ja kohustused, näiteks aruandluse kaudu, mis siis organisatsioone kohustab ikkagi oma annetustest ja tegevustest ülevaadet andma ja tegelikult iga organisatsiooni esmane eesmärk peaks ka olema see, et ta on oma annetajate vastu läbipaistev, et tema jaoks on selline esmane prioriteet jagada ausalt ja läbipaistvalt seda infot, kui palju annetusi nad on kogunud ja milleks nad täpselt seda kasutanud on. Ja et seda infot jagatakse järjepidevalt ja et see on ka lihtsasti leitav. Kui sa oled otsustanud, et sa sooviksid annetada mõnele heategevusorganisatsioonile või siis MTÜ-le või sihtasutusele, siis kindlasti ma soovitan uurida rohkem seda tausta, mida sa internetist leida võid. Ja kindlasti, kui sa oled juba kogenum annetaja või sa oled juba mitmeid kordi annetanud ja võib-olla ka annetanud erinevatele organisatsioonidele, siis ma soovitan sul läbi mõelda ja natukene võib-olla kaaluda erinevaid variante ja organisatsioone, mis ka ühe valdkonna sees tegutsevad. Et näiteks, kui sa tahad annetada mõnele lastega tegelevale organisatsioonile, mis suunab abi puudust kannatavatele lastele, siis ma soovitan sul natuke ka vaadata, et mida üks või teine organisatsioon täpselt teeb ja kuhu ta siis oma tegevusega täpselt selle fookuse on seadnud. Ehk natuke ka võrrelda ja mõelda, et mida siis sina täpselt tahaksid toetada ja võib-olla ka mõelda selle peale, et kui palju siis see organisatsiooni tegevus puudutab. Tegelikult on ju sisuliselt samasugune võrdlusmoment, kui sa ükskõik millist ostu-müügitehingut teed või otsustad, kuhu investeerida, siis sa ju samamoodi kaalud läbi need erinevad variandid, võrdled neid ja valid siis selle, mis sulle tundub kõige sobivam sellel hetkel. Mida me veel saame läbi mõelda ja vaadata? Täpselt see, mida ma juba mainisin. Kas ja kuidas nad annetuste kogumise ja ka kasutamise kohta infot jagavad. Ja see on tegelikult hästi oluline punkt. Kui organisatsioon annetusi kogub ja on selle enda jaoks sellise olulise fookuse ja tegevusena võtnud, siis peaks olema tema jaoks see hästi oluline. Et sul on võimalik näiteks selle organisatsiooni kodulehelt väga lihtsasti leida see info ülesse, miks mitte ka sotsiaalmeediast, sest paljud organisatsioonid on ka näiteks Facebookis või Instagramis väga aktiivsed ja jagavad tegelikult päris tublisti, kui palju nad annetusi on kogunud, eriti kui nad koguvad annetusi ka mõne konkreetse üleskutse raames.
et kui palju neid annetusi siis tuli ja mis siis ära tehti ka nende annetustega. Kindlasti ka see, et kui kaua see organisatsioon tegutsenud on. Ei saa öelda, et need organisatsioonid, mis on kauem tegutsenud, on alati võib-olla usaldusväärsemad või läbipaistvamad, aga kindlasti ma soovitan vaadata, et kui on tegu päris uue organisatsiooniga, et kuivõrd hästi ka nad siis on enda jaoks selle läbi mõelnud ja kuidas nad kommunikeerivad annetuste kogumist. Siis on üks selline tore asi, mida veel võib vaadata. Annetuste kogumise hea tava, mille on loonud Vabaühenduste Liit. Ja see on ka selline kokkulepe, millega kui organisatsioon liitub, siis ta võtab endale teatud lubaduse, kohustuse ja ka vastutuse läbipaistvalt oma annetajatega suhelda ja seda infot jagada. Ja selle kohta, kui organisatsioon sellega on liitunud, siis nad on tavaliselt ka oma kodulehele selle märke ilusti lisanud. Sest et see on ka üks asi, mida kindlasti ka organisatsioon ise soovib rõhutada, et selle võiksid leida nende materjalide seast. Ja siin on, ma arvan, oluline toonitada ka seda, et kui sa ei leia seda infot kergesti või sinul tekib mingi tunne, et see asi ei ole päris õige või sa ei saa oma küsimustele vastuseid, siis esmajärjekorras muidugi alati võib ka võtta organisatsiooniga ühendust ja uurida, aga kui ikkagi jääb kahtluse tunne, siis pigem ära anneta. Pigem vaata siis, kas on mõni teine organisatsioon, kes ka selles valdkonnas tegutseb ja kes võiks sulle meeldida. Aga kui tekib mingi kahtlane tunne, siis pigem mina soovitan, et ära anneta. Ja üks küsimus on ka veel, et kas see MTÜ või sihtasutus on kantud ka tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirja. Ja see küsimus tuleb just oluliseks ka siis, kui tehakse iga aasta tuludeklaratsioone ja ka sina ühel hetkel seda ilmselt oma elus sellega kokku puutid ja seda teed, et kui sa oled annetanud mõnele organisatsioonile, kes on selles nimekirjas, siis sa saad selle annetuse pealt tulumaksu tagasi. Nii et ka seda soovitan vaadata, et valdavalt kõik suuremad organisatsioonid ja need, kes ikkagi aktiivselt annetusi koguvad, ka sellega liitunud on. Ja natuke räägin ka sellest, et mismoodi siis riik abivajajaid toetab. Miks üldse annetusi vaja on, kui tegelikult on olemas ka erinevad riigipoolsed toetused, et siin on väga palju tegelikult erinevaid toetusi, mida ka riik pakub. On need siis puudust kannatavatele peredele mõeldud toetused, on need toetused, mis aitavad inimest siis, kui ta mingil põhjusel peaks kaotama töö või kui inimene ise või näiteks peres kasvab erivajadusega inimene. On ka erinevad õppetoetused, mis puudutavad samamoodi näiteks neid noori, kes on võib-olla natuke vähem kindlustatud taustaga. On erinevad tervisetagatised, toetused, et tegelikult erinevaid toetusi on ju päris palju. Aga miks siis üldse annetusi vaja on? Ma arvan, et siin võib-olla see kõige lihtsam põhjus ongi see, et annetustega on võimalik kiiremini reageerida sellistes olukordades, kus riigil läheb näiteks kaua aega, et mingeid otsuseid teha või mingeid toetusi mingisse valdkonda suunata või näiteks ka konkreetselt sellel ajahetkel ei ole see tegevus prioriteetne. Annetuste kogumisega on võimalik tegelikult väga kiiresti saada kokku kas siis konkreetne summa, mida on vaja kas ühe perioodi või pikema perioodi jooksul ja need võimaldavad ka tegelikult organisatsioonidele seeläbi rohkem paindlikkust. Ja ma arvan, siin ongi hea öelda ka seda just, et selline kestlik, hooliv ja tugev ühiskond ei ole kindlasti ainult riigi ülesanne, vaid see on meie igaühe selline ühine vastutus ja võimalus panustada. Ja meie võimalus panustada ongi siis just annetuste kaudu toetades seda organisatsiooni või valdkonda, mis meie jaoks oluline on. Ma loodan, et sa said tänasest tunnist mõtteid ja natuke aru saama, et mismoodi annetamine enda jaoks läbi mõelda, said mingeid häid soovitusi ja nippe ja soovin sulle toredat koolipäeva jätku.